Nojah, tervis kõigile. Täna on ajalooline hetk. Täna saab stardipaugu esmakordselt sellise kontseptsiooniga Eesti Mereakadeemia avatud uste päev. Ja mis oleks parem stardipauk kui veeteede haldamise ja ohutuse korraldamise eriala. Meie ees on 3 kaunist indiviidi, kes on kõik selle erialaga seotud. Ja saame tuttavaks. Alustame siit. Ja tere kõigile. Olen Rasmus Vaher, selle ülikooli vilistlane. Lõpetasin 2020 aastal. Ja miks ma siin olen, on see, et mina valisin oma eriala praktika tegemise välismaal ning pärast seda jätkasin ka töötamist välismaal. Et töötasin sellises huvitavas kohas näiteks nagu Suriname, Lõuna-Ameerikas. Ja olin osa ka Taani ja Saksamaa vahelisest mere põhjaalusest tunneli ehitamisest näiteks. Ja see juba kõlab ju huvitavalt ja kui te peaks jooksvalt küsimusi tekkima, siis ekraani peal on ka QR-kood, kus saate anonüümselt küsimusi esitada. Siis valime pärast küsimused välja ja parim küsimus saab ka sellise väga uhke ja salapärase auhinna meilt. Meene näol et küsige julgelt, skännige QR-kood sisse ja küsige, palun. Ja. Mina olen Inga Saitseva Pärnast ja olen veeteede haldamise ja ohutuse korraldamise programmi juht. Ja loodan, et te esitate küsimusi selle õppekavaga seoses ja astate loodetavasti ka meie erialale. Ja tere ka minu poolt. Minu nimi on Helena Armilde-Kudre. Ja mina olen täna siin selleks, et esindada tudengi poolt. Ehk kui teil on küsimusi, mis puudutavad just koolielu, siin tudengiks olemine, siis saate ka selle sama QR-koodi kaudu need meile esitada. Jah, aga liigume äkki Inga, kui sa oleksid lahke, siis äkki sa räägiksid selle eriala olemusest ja fundamentaalsetest põhitõdedest, et mis asi see üldse on? Ja vaatamata sellele keerulise nimetusele, et veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine, tegelikult see eriala kunagi arenest erialas nimetusega hüdrograafia. Ja siis, kui me Eesti sai taasiseseisvumise, siis tekkis vajadus just arendada ja valmistada neid spetsialiste, kes hakkavad projekteerima laevateid, teostada hüdrograafilisi ehk merepõhja mõõdistusi ja vastutava selle meresõidu ohutuse eest Eestis. Ja tegelikult just sellega seoses see õppekava oli loodud 32 aastat tagasi. Ja siis tegelikult meil on pikk ajalugu juba. Ja loomulikult õppekava nagu kõik tehnilised erialad arenes väga kiiresti tehniliselt, siis loomulikult me pidime ka natukene vaatama tulevikku, et keda me lõpuks valmistame. Ja siis me saime aru, et meresõidu ohutus ei piirdu ainult mere mõõdistamisega ja merekaartide valmistamisega. Tegelikult praegu avameretuuleparkide planeerimisega meie kompetents ja meie vilistamiskompetents on eriti tähtis. Et uued objektid merel tekitavad lisaohtu ja see lisaoht peab olema uuritud ja siis tegelikult nagu seda kompetentsi peale Mereakadeemiat ei ole. Ja see on loomulikult nagu hea, aga samas ka see nagu toob välja ka sellist nagu suure vajaduse ja seda kompetentsi ka praegu nagu sellele kompetentsile, mis me Eestis Mereakadeemias omame, pööratakse tähelepanu ka maailma tasemel juba. Et sellega seoses ma ütlen, et see nimetus, mis praegu erialal on, paremini kajastab, keda me valmistame ja siis paremini kajastab neid tegevusi, mida me peame tegema, kui me lõpetame Mereakadeemiat. Tõesti, kui väga huvitav jutt ja kui tuletan endast meelde, et küsige siis julgeid küsimusi ka. Ja Helene on meist kõige värskem tudeng, et küsiks siis, et mis tunne on, et kuidas läinud on ja mis peaks värsket esmakursuses siis ees ootama? Ja
Mina õpin siis hetkel 3. kursusel, lõpetan 3. ja siiamaani on mulle kõik väga meeldinud. Ma võib-olla natukene alustan sellest, et kuidas ma siia üldse jõudsin. Et ma tean, et on palju neid gümnaasiumi lõpetajaid, kellel on pea laiali, ei tea, mida tahad, kuhu võiks minna, mida võiks teha. Et minul oli täpselt sama probleem. Ja avastasin ka selle eriala just enda jaoks. Tundus minu jaoks hästi põnev. Mulle juba see sõnapaar veealune maailm tekitas kohe suurt huvi. Ning sellest sai mu üks kindel valik. Ainuke koht, kui ma kandideerisin ja nüüd ma siin õpin. Siiamaani olen väga rahul. Mereakadeemia on super koht, kus õppida. Mis mulle endal veel just siin nagu meeldib, on see, et Mereakadeemias on üleüldiselt väga siuke kodune ja hubane, sest me oleme natukene väiksemad. Ning mis ma tooksin veel välja, on see, et kuigi meil on siin siuke individuaalsem lähenemine õppejõudude poolt, me oleme natukene väiksem, me oleme hästi ühtehoidev, siis me kuulume ka ikkagi TalTechi alla, me oleme üks TalTechi teaduskond. Ning mis minule hästi meeldib, on see, et osad ained toimuvad ka siis Mustamäel peamajas, nii et tulles siia õppima, saad sa ikkagi seda elamust ka, et sa oled 100 inimesega auditooriumis ja õpid nagu ülikoolis nagu filmis. Et tulles Mereakadeemiasse saab nagu siukest mõlemat kogemust, mida mina hästi nagu väärtustan siin õppides. Kuidas näevad välja need algusaastad, et kas on sellised raskemad momente ka ja ka positiivseid asju võib ju välja tuua, et mis on nagu eriti huvitavad ained, mis hommikul ärkad üles, et siis ma tahan sinna loengusse minna. Et mismoodi see struktuur välja näeb, et sa oled 3. kursusel, et äkki räägi natukene esimesest ja teisest. Eks esimesed aastad nagu ikka on natuke tihedamad või ma isegi ütleks, et esimene aasta on siuke kõige tihedam. Võib-olla ka natuke, ma ei taha öelda nüüd kuiv, aga natuke siuke, et on alusained, et õpidki matemaatikat, füüsikat, kõik, et saada seda põhja alla, et saada siis edasi õppida. Ning mis mulle nüüd ainetest rääkides, siis mulle hästi meeldib see, et meil on õppekavas väga palju praktilise tegevusega aineid. Ehk siis on laboritunnid, on välitunnid, et me õpime teooria selgeks, lähme väljas, püüame satelliit, teeme praktilisi harjutusi, et need on alati need tunnid, mida mina väga ootan. Et annab kohe siukse parema pildi sellest, mis sa teoorias oled õppinud. Ja neid siukseid praktilise tegevusega aineid on palju. Suurepärane. Minu rääkisid sa küll ära, aga Rasmus rääkis oma suurepärastest seiklustest, et tekkis juba tahtmine ise õppima tulla seda. Et äkki rääkisid lähemalt enda praktikast ja enda sellisest koolielust, mis sul kunagi oli ja praegu ka ja praegusest tööst samuti. Et ma alustaksin praktikast siis, et ma olin ka 3. kursusel, kui tulid meie ülikooli siis välismaa firma ja nad kutsusid inimesi kaasa siis välismaale praktikale. Ja siis ma võtsingi selle otsuse vastu, et minna välismaale, et see on ikkagi palju rohkem on võimalust näha, mis üldse võimalik on selle erialaga. Ja minu praktika toimus siis Hollandis. Seal me siis ehitasime tuuleparki. Tegelikult rajasime seda kaablit, mis läheb siis maa pealt tuulepargi poole. Ja see kõlab nagu kuidagi lihtsalt, aga see ikkagi kogu see protsess ja see, mis seal toimus, oli väga huvitav ja ma õppisin päris palju. Et enamus detailid ma sain ülikoolist selgeks, sellised põhialustalad, aga töö juures praktikal olles siis sain nendele kinnitust ja arenesin veel edasi selles detailsemas nagu vaates. Ja et ma nagu ei ütle, et see peaks kartma sellist välismaa praktikat, et sa midagi ei oska, et seal õpetatakse kõik välja, et keegi üldse ei ole kuri või midagi, kui sa ei oska midagi. Ja siis pärast tööle minnes siis räägin sellest natukene, et miks ma valisin
või no miks ma tahtsin jääda sinna tööle, et kui ma sain praktikakogemuse kätte, miks ma tahtsin jääda, on see, et tegelikult välismaal olles sa võid sattuda igale erinevale riigi projektile ja teha tegelikult huvitavaid töid. Et tihti arvatakse, et see veeteede ohutuse korraldamine ja haldamine on lihtsalt selline meremõõtja, kes istub laevas ja istub ekraanide taga ja vajutab teatud nuppe ja ongi nagu päev kirjas. Tegelikult on ikkagi palju enamat, et see, kui sa lõpuks jõuad sinna laeva peale, siis see tähendab seda, et sa oled juba põhimõtteliselt 90% tööd ära teinud, et sa kõigepealt pead laeva valmis ilusti panema ja pead mõtlema, kuhu sa lähed üldse ja millal sa lähed, et see kõik nagu nõuab väga palju eeltööd ja teadmisi. Ja välismaal olles siis näiteks üks projekt oligi, kus oli 3000 inimest samal ajal koos minuga. See oli Taani projekt ja see oli ka väga suur selline areng mulle endale, sellepärast, et ma nägin reaalselt kõiki erinevaid võimalikke viisi, kuidas oma eriala arendada ükskõik millises eri suunas, et see pakkus väga palju sellist võimalust. See kõlab kohe ikka jube huvitavalt, et kas oskad näiteks mingid asju välja tuua, mingi konkreetseid sellised eriti vahvaid seiklusi? Ma arvan, et üks kõige vahvam seiklus võis olla see, kui me läksime ühe päriselt maailma suurima siis sellise bulldooseri peale, siis mille me pidime teda kontrollima, kas ta võtab nagu õigest kohast seda materjali näiteks. Ja mis teeb asja huvitavaks on see, et pärast see kopp me proovisime, me panime 12 inimest kõrvuti seisma sinna kopa sisse ja kõik mahtusid ilusti ära. Et see lihtsalt on nii suur ja massiivne asi, mis üldse võimalik on. Ja kontrolli käigus tuli välja, et tema niimoodi positsioon ja päris maailma positsioon erines 1 sentimeetri võrra. Et ikkagi väga täpselt tehakse tööd. See on väga muljet avaldav, aga kui sa praktikal läksid, kas sa kasutasid ka Erasmust? Kui mina praktikale läksin, siis see Erasmus nagu oli mingis mõttes veel arengujärgus, et ma mingis mõttes oleks võinud kasutada, aga ma ei kasutanud, aga ma ütlen niimoodi, et praktikale minnes minu kõik lennupiletid maksti kinni, ööbimised maksti kinni, pluss veel sain palka. Nii et jah, Erasmus oleks võib-olla hea boonus olnud, aga sellel hetkel oli niimoodi, et minu eest maksti kõik kinni ja samamoodi ka tööl olles. Ei kõla ju üldse halvasti, ma arvan. Et ma arvan, Helenal ka äkki lõi silma särama ja küsib pärast kontakte. Aga Inga, kas sa räägiks natukene sisseastumisest ja äkki isikuomadustest, et keda tegelikult Mereakadeemia ootab? Kindlasti kõiki neid entusiastlikke inimesi, kes praegu saalis ka on ja meid kunagi siis ekraani vahendusel vaatavad, aga mis võiksid olla ühele uuele tudengile need isikuomadused, mis sobiks siis sellele erialale ja natukene ka siis sisseastumistingimustest äkki rääkida ja mismoodi see kandideerimisprotsess üldse käia võiks? Ja Mereakadeemiasse tegelikult sobivad erinevate iseloomujoontega inimesed, aga kindlasti nagu veeteede haldamise erialal on kindlad sellised nagu võib-olla omadused, mis tõesti nagu aitavad ja toetavad selle erialal töötada. Ja tegelikult esimene on see nagu olema valmis väljakutseteks. Et ma ütlen kohe, et tegelikult see töö ei ole üldse rutiinne. Ja väga tihti ongi niimoodi, et sa satud kuskil projektile ja sulle antakse vabad käed. Ja siis sa tegelikult nagu tead, et sinu eesmärk on väga hästi formuleeritud, aga sa saad ise otsustada, kuidas sa jõua selle eesmärgini. Ja see tegelikult annab väga suurt paindlikkust, aga samas ka nõuab sinust juba sellest kompetentsi. Loomulikult sinu ümber on need spetsialistid ja vanemad kolleegid, kes toetavad sind ja aitavad, aga sul antakse võimalust ennast arendada. Ja kui rääkida selle vastuvõtmise protsessist, siis tegelikult nagu TalTechis praegu mitu aastat kehtib selline aastaliigne vastuvõtt. Et meil veeteede haldamisel vastuvõtt koosneb mitu sellest nagu tingimusest.
üks tingimus on see intervjuu või vestlus ja see vestluse käigus tudengite, kandidaate küsitakse, et kui palju nad motiveeritud tegelikult selle ärialal töötada ja tegelikult me tahame nagu ka saada teada, et kas on õiget ettekujutused sellest erialast, sest väga tihti meil on väga tähtis, et pärast ei oleks mingi pettumust ja me proovime ka selgitada ka nende kandidaatidele, et mis see eriala nagu kujutab ennast ette. Aga ma soovitan kindlasti minna Mereakadeemia veebilehele, seal on kõikide erialade tutvustused on ja seal ka pandud välja ka intervjuud tudengitega ja siis vilistastega, et natukene tutvuda selle erialaga ja otsustada, kas see on täpselt see, mida sa tahaks. Aga ma ütlen kohe, et praegu just selle tehnoloogia arenguga meil eriala soovib nii tüdrukutele kui poistele. Meil tüdrukud töötavad enamasti nagu maismaal ja see eriala võimaldab meil seda teha. Nad tegelevad laevade projekteerimisega, merekaartide valmistamisega ja mereruumiliste andmete analüüsiga. Ja loomulikult praegu meil on üks nagu vahva vilistane, kes töötab praegu välismaa firmas ja siis ta on tõsi nagu selle nagu meretüdruk käib mõidistamas, aga see sõltub ka teist, et selle eriala ei ole piirangud ja pärast sa saadki otsustada, et kas sa soovid merel käia või sa tahad maismaal teha tööd, et just sellel erialal on see nagu eriline eelist. Aga tegelikult nagu peale see vestlust on, me vaatame ka keskmise kallutatud hinne tunnistusest ja siis tegelikult alternatiivina saab läbida akadeemilist testi siin Mereakadeemias, et peab vaatama seda informatsiooni veebilehel, seal on kõik täiendav info olemas ja siis ma räägin, et need, kes lõpetavad Mereakadeemia selle eriala, nad ilma tööta kindlasti ei jää. Et kindlasti minge siis Eesti Mereakadeemia leheküljele ja seal on ideaalne võimalus tulla ka tudengi varjuks ja julgelt võib ka küsimusi kirjutada julgelt ja vastame meeleldi. Ja kui tudengite peale juba jutt läks, siis Helene on meil selline hunt kriimsilm, et väga aktiivne tudeng, et nii-öelda tudeng tähendab, ülikool ei ole ju ainult õppimine, vaid see on ju ka midagi muud. Et äkki räägiksid lähemalt natukene ka tudengielust ja sellest võib-olla pingete maandamise poolest ja lõbust. Et töö ja lõbu ju käib käsikäes. Jaa, muidugi käib käsikäes. Et võib-olla alustaks juba sellest, et meil siin Mereakadeemias on oma üliõpilaskogu, mis on siis siuke esimene koht, kuhu väga soovitakse kohe juba esimesel aastal tulla, meiega liituda. Toimub üritusi, koosviibimisi, saab olla rohkem kursis toimuvate üleülikooliliste üritustega, et melu ja elu seal jagub palju. On ka võimalus siis vaadata kõiki teisi Tallinna Tehnikaülikooli tudengiorganisatsioone, mida on kokku juba vist üle 35. Ja, et valikut jagub, igaüks leiab midagi, seal on nii kultuurikollektiive, erinevate huvidega siukseid siis gruppe, et igaüks leiab sealt kindlasti midagi ja mina väga soovitan liituda. Mina ise ka juba esimesel aastal liitusin ja nüüd olen ka leidnud enda jaoks järgmise organisatsiooni. Et inimesed on väga avatud, vastuvõtlikud, isegi kui sa lähed üksi, sa ei tea kedagi, pole üldse hullu, kindlasti võetakse vastu, et need Tallinna Tehnikaülikooli tudengiorganisatsioonid on ikkagi siin Eestis siuke ainulaadne nähtus, et ühelgi teisel ülikoolil meil nii vahvat ja suursugust tudengielu ei ole. Ja tudengielu on juba sellepärast hea, et saab ju võrgustiku ka kuduma hakata, et inimesed käivad läbi ja pärast saab ju töösuhetes ka, et eks Mereakadeemia on ka selline üks harmooniline süsteem, kus laevajuhid ja ei saa ilma veedede haldamiseta ja ka vastupidi, et see on ju kõik selline üks suur perekond. Aga Rasmus, kui sa nüüd vaatad tagasi, mis oleks 3 soovitust, mis sa annaksid esimese kursuse Rasmusele?
See on hea küsimus. 3 soovitust oleks esiteks siis, et selline natuke aktiivsem, et ma võib-olla algul ei olnud nii aktiivne, aga lõpuks, kui ma hakkasin rohkem nägema seda, kuidas see kõik lõpuks välja näeb, siis väga meeldis. Et alguses oligi võib-olla natuke selline teadmatus, et aga tänu nagu tänasele istumisele selline asi oleks minu ajal toimunud, siis ma oleksin selle esimese punkti maha juba kriipsutanud. Teiseks, mida ma oleksin öelnud, on see, et ei olegi väga nagu, et ma tegelikult teadsin enam-vähem, kuhu ma tulen. Ma nägin kunagi seda Palmisaarte videot, tahtsin midagi sama teha ja tulin siia, sain hariduse kätte ja läksin põhimõtteliselt tegema. Et ainuke asi oligi see, nagu ma ütlesin, punkt 1. Siht oli ühesõnaga kogu aeg silme ees ja püüdlesid nii-öelda siis oma lõppeesmärgi poole, mis ju nagu näha tuli väga hästi välja ka. Aga kas selle praktika leidmise protseduur oli keeruline tol ajal? Et ma tean, et näiteks osad hästi palju kindlasti tuleb ka kirju välja saata ja hästi palju eeltööd teha, et praktikat leida. Jah, et õnneks minu ajal oli Inga oli väga tubli ja kutsus firma meile otse ülikooli. Et istusime ilusti laua taga ja nad said näha, kes me päriselt oleme ja võtsidki meid, kes tahtsid kaasa. Või mitte kõiki, aga need, kes natuke tahtsid ja kes nende poolt ka sobisid. Aga muidugi küsimus on reaalne, et kuidas saab Eestist minna kuhugi Hollandisse suurettevõttesse näiteks. Aga tihtipeale just selliseid inimesi nagu meie siin, neid otsitakse väga ja üldse küsimust ei tohiks tekkida, et kas ja kuhu saab, vaid pigem kelle poole saab. Absoluutselt, kui nad näevad sellised särasilmsed tudengid, kellel on siht silme ees, siis ma arvan, et ei teki üldse küsimust, et miks mitte võtta. Ja aga meil on vahepeal laekunud ka üks küsimust AXL-i poolt, anonüümseks jääda soovib AXL, aga millised eelnevad teadmised ja oskused tulevad kasuks enne veeteede haldamise ja ohutuse korraldamise eriala õppimise alustamist? Et see on tegelikult siin ka läbi käinud, aga võime ju siis kõik järjest mõned asjad tuua. Üldiselt mõtlen, et ei pea kartma seda, et ei tea midagi, et pigem hoia nagu seda lahtist vaimu ja proovi nagu kaasa õppida ja aru saada nendest asjadest ja lõpuks siis need seosed kokku panna, et miks sul on vaja mingis mõttes matemaatikat nii sellisel tasemel lugevusõpetust või siis sadamate rajamist, et kui sa need kõik lõpuks kokku paned, et siis sa saadki aru, et siis sa saadki aru. Ja ma täitsa nõus Rasmuse arvamusega, et tegelikult kui mingit oskusi ei ole, siis me arendame neid kindlasti. Aga kuna me oleme osa Tallinna Tehnikaülikoolist, siis loomulikult see matemaatika ja loodusteadustele nagu pööratakse eriti tähelepanu, see on ikkagi tehniline eriala. Ja meil tegelikult juba esimesel kursusel matemaatika ainel tudengid jaotatakse tasemete järgi gruppideks ja siis proovitakse nagu see tasandada nende teadmisi just sellele vajalikule tasemel. Ja ma ütlen kohe, et meil tulevad erinevad tudengid, aga just see tehnilise suunamisega nagu kandidaate helistatakse rohkem ja sellepärast nagu näeks ette, et neile ei tekitas õppimine suurt probleemi. Ja ma veel lisaks võib-olla seda, mida ma olen ise näinud oma tutvusringkonna, oma kaastudengite pealt, et tihtipeale kardetakse hästi seda matemaatikat ja füüsikat, aga mida mina olen näinud on see, et kui inimene tuleb, tal on siht silme ees, ta teab, et ta tahab selle ära teha, ta saab selle tehtud ja õppejõud on ka väga professionaalsed. Suht alustatakse, näiteks füüsika alustatakse nullist, tehakse kõik selgeks, nii et kes tahab õppida, see saab õpitud. Ja vist on nii ka, et eks tudengid ju suhtlevad ka omavahel, et keegi ju üksteist hätta ei jäta. Et teil on isegi vist ju õpikogemuse jagamise nii-öelda loengud või tunnid. Ja kogemusklubi.
kuhu siis saavad tulla esmakurslased, teise, kes iganes kohale tahab tulla, saab sinna tulla, küsida vanematelt abi, nõu, et selleks on jah, meil täitsa eraldi kogemusklubi. Ja siin on veel vahepeal laekunud tegelikult üks küsimus, kuna meil aega on, siis ma arvan, et vastame sellele. Et kuidas näeb välja kooli lõpetamine? Äkki küsime siis Rasmuse käest. Kuidas näeb välja kooli lõpetamine? Kas on äkki mingeid eksameid või midagi muud, lõputöö näiteks, et mismoodi see protseduur et direktor siis lõpuaktuse sulle diplomi annab ja kätsurub, et mida tegema peab, et saada siis lõpetanuks? Jah, et kui tahad lõpetada, siis esimene asi on see, et need ained, mis sa oled võtnud, need tuleks nagu ära teha. Et need ei pea kõik 5 olema, aga võib-olla ka madalamad hinded, et mul tegelikult kõik 5 ei olnud, kuskil 3 kanti oli keskmine hinne, et sain hakkama, ei pea narveerima selle pärast. Ja lõpetuseks on lõputöö vaja teha. Ja see lõputöö on tegelikult selline, see kõlab nagu keeruline asi, aga tegelikult kui sa paned oma huvi ja oma eriala paned kokku, siis sa võid näiteks uurida minu lõputöö oli, et kui Liivi lahte tulevad nüüd tuulepargid, siis kuidas hakkaks mõjutama tuulepargi ehitusega seotud laevad ja nende laevade müra, kuidas ja kui palju võib see detsibellides näiteks mere põhjaelustikku ja kõike seda mõjutada. Et sa võid nagu oma nii-öelda ideed ja soovid nagu kokku panna ja selle põhjal teha mingisugune uurimuste lõputöö. Ja kindlasti ju aitab ka programmijuht ja õppejõud ka nii-öelda teema leidmisega ja neid huvitavaid objekte, mida uurida on ju ilmselt väga palju, eks? Täpselt, meil lõpeb siis viimane tegelikult tegevus enne, kui tudeng saab diplomit, on lõputöö tegemine ja tegelikult me tõepoolest lähtume selles, et millega tahab tudeng tulevikus tegeleda ja see on esimene nagu samm, et see ei ole linnukese pärast. Ma kogu aeg nagu küsin, meil on olemas lõpetamise seminarid, kus tudengitega nagu siis kohtutakse ja küsitakse, et mis sulle see nagu õpingute raames kõige rohkem meeldis ja kas mingi aine meeldis või sa tahad juba nagu mingi teemas areneda edasi. Et tegelikult see lõputöö ei ole lõpp, see on algus sinu karjäärile ja tegelikult see lõputöö kirjutamise ajal sa saad kohtuda nende ettevõtjate ja esindajatega. Meil on väga paljud lõputööd on seotud reaalsete projektidega. Näiteks praegu meil nagu 2 lõputööd on seotud avameretuuleparkidega, mida praegu planeeritakse Eesti vetesse. Et see on nagu annab ka juba lisakompetentsi juba peale diplomi saamist rakendada ennast selles valdkonnas. Ja see on tegelikult nagu tõesti suur pluss, et tudeng ei jää kuidagi üksinda sellega. Ja mis puudutab see praktikat ka, et kas on keeruline praktikat leida, et meie erialal on tõesti väga tihedad koostööd erinevad ettevõtetega ja pigem on nii, et tudengil on nii palju võimalusi, et ei tea, mida täpselt valida. Et, ja valida saab nii Eesti ettevõtete vahel kui ka välismaale, et nii maismaal kui ka merel see kõik nagu võimaldatakse ja kui juhtub nii, et tudeng näiteks ei saa SSS-vid leida, loomulikult me tahame arendada ka SSS-ust tudengitele, et alguses ise otsi, aga kui ei leidnud, mis kunagi veel ei juhtunud, siis loomulikult me aitame ja meil on koostööd ka ametkondadega, kes juba mitu aastat järjest võtavad meie tudengid praktikale. See kõlab lausa suurepäraselt, et peab ise ka vist eriala valiku nüüd ümber tegema ja alati, nagu ennem ka mainitud, siis on võimalik tulla tudengi varjuks, et Helene võtab kindlasti meeleldi teid vastu, teeme väiksed ringkäigud, räägime lähemalt tööst, kooli olust ja vormistame ära ja võtame teid ilusti vastu meie akadeemiasse. Aga kuna aeg hakkab juba lõpule minema, siis äkki ütleksime kõik lõpetuseks paar julgustavat sõnad. Miks tulla? Miks tulla? Kui te tahate midagi ägedat, siis tulge siia ja
minge välismaale kindlasti, kui on võimalus ja avastage seda, mis tegelikult on võimalik ja mitte võimalik, sest seal on kõik võimalik. No võib-olla õigeks näiteks on mina, kes ka lõpetas kunagi samal erialal. Pärast ma töötasin välismaa firmas. Pärast tulin tagasi, jätkasin oma õpingud ja nüüd ma kureerin seda õppekava, et kindlasti selle eriala õpetamisele igavaks kunagi ei hakka. Ja ma ütleks siis veel, et olge julged nii kooli astumisega, koolis suhtlemisega, et see on kindlasti üks asi, mis aitab sellel ülikooli teel kaasa. Ja veel täna kuulake ka teisi paneelvestlusi ja uudistage veel, mis meil teised erialad on. Jah, aga minu arvates on kindlasti ikkagi veeteede haldamine äärmiselt huvitav ala, et teil on võimalik olla nii maal kui merel, nii Eestis kui ka välismaal ja teha mitte rutiinset tööd, et osaleda erinevates projektides, millest võib-olla siis tavaline inimene ei suuda isegi ette kujutada. Et võtab sõnatuks lausa, et ma arvan, teeme meie paneelis osalejatele väga suure aplausi. Ja eks ma tänan ka teid omalt poolt, et surun kätt ja annan mõned meened üle, et tõesti, aitäh sulle, Rasmus. Ja aitäh. Palun. Aitäh sulle, Inga, väga meeldib. Ja Helene ka samuti. Ja sellega on selline lühike tutvustus veeteede haldamise koha pealt tehtud, et kindlasti võite siia peale seda 15 minuti pärast hakkab ka töötuba, kus saame siis lähemalt tuttavaks ja küsimusi küsida või täpsemalt küsimusi küsida. Helene viib seda läbi. Samuti on meil kaetud väike catering, võite julgelt võtta sealt midagi ja midagi kõhtu saada ja olete meil akadeemiasse oodatud väga. Ja need, kes küsimused küsisid, et need tulge ka siis pärast minu poole, et viskame kulli ja kirja. Aga muidu aitäh teile kõigile, kes te siin olite ja teile ka siis, kes meid kunagi äkki järgi vaatavad. Et oli meeldiv vestlus ja ma arvan, et mingi pildi saime ette ikka. Aitäh!